Tere sõbrad! Täna räägime Sonyst. Mis juba salvestama? Jah. Väga äge. Sa jõudsid Londonist nii kiiresti tagasi, et... Ma tahtsin, et see oleks üllatus. Sa rikkusid kõik nüüd ära, et ma tulin Londonist tagasi. Ma tahtsin nagu pika sissejuhatuse teha sel teemal. Väga hea. Teeme uuesti. Ei tee. Käisin jah Londonis. Londonis käisingi vaatamas Sony asju. Nagu näha, ise olen trendikam kohe. Just, ma just tahtsin viidata ühele asjale, mis ilmselt silma ei torka, aga siiski. Kus mulle ei torka väga. Aga tegelikult London siis oligi Sony teema ja kutsuti meid sinna kohale, näidati siis kõik põnevad kraami, mida Sony teeb. Aga et meie saade liiga udujutuks ei läheks, siis lõpuks tegelikult me jõuame välja sellise asjani, mis on Xperia Z1 Compact, sest ilma telefonideta me ikkagi saadet ju teha ei saa. Jaa, absoluutselt. Aga ennem seda räägime mõnest muust asjast ka, fotoaparaatid. Puudutame. Räägime jah. Pean tunnistama muidugi, et ega nüüd ei olnud midagi väga sellist, et kõik oleks kohe selili kukkunud ja midagi muud enam aru ei saa. Et näidati ka palju selliseid asju, mis on juba olemas ja millest me isegi oleme rääkinud, kas või see sama objektiiv, mis siis ilma kaamerata salvestab, eks ole, ja mis meil muide ka praegu salvestab. Meil on laua peal üldse palju asju, kõik need salvestavad peaaegu tegelikult. Kõik salvestavad midagi, kas heli või pilti või mis? Ja siis Sony näitas oma täiskaadriga asju, ehk et Sony tänavuses line-upis on ju palju kihvte täiskaadriga kaameraid, nagu A7, mida me oleme maininud, millega me oleme muide oma saateid salvestanud. Ja kes tahab vaadata, kuidas see salvestus toimus, siis eelmist saadet me sellega tegimegi ja minu arust nagu super hea kvaliteediga. Ja väga hea kaamera täiskaader just nimelt vahetatavate objektiividega. Ja Sonyl on ka ju teisi täiskaadreid, mis on väga kihvtid, on RX1, mis ei ole enam väga uus, aga mille üle nad olid väga uhked, väga põhjusega, pisike taskukaamera. Ja hind on väga hea, et kes omab seda on ka uhke, sest et tal on tõesti nagu nii hea ja kallis kaamera, et ta peab uhke olema. Jah, kusagil 3000 euro kanti, eks ole. Küll aga A7 on ainult 1800 eurot. Aga teeb ka juba head pilti, vaadake eelmist saadet kindlasti. On, seda meil nüüd kahjuks laua peal praegu ei ole, sest et see tuli nüüd jälle anda järgmistele kodanikele ära. Ja siis muidugi on ka Sonyl väga hea videokaamera, VG900, mille üle oldi ka uhked, mis on siis täiskaadriga kaamera, kuhu ette käivad Nex-seeria objektiivid. Okay. Ja mis teeb eeldatavasti ka väga ilusat pilti. Siis kogu see ekstreemkaamerate osakond käidi ka ruttu läbi, see on meil tegelikult siin laua peal, aga sellest oli selline mõte, et võtta GoPro ka ja võõrelda neid, see on see Sony uus Action Cam. Ja pean tunnistama tund, et saab äkki kuskile minna midagi teha. Ja sellel olid kihvtid lisavarustused. Mina kui suur koerte sõber, mulle jäi kohe silma niisugused väga lahedad koerte rakmed, kuhu siis see käis ümber koera kere ja siis see kaamera oli koerad seljas, siis võid lasta omal kutskini kohe kusagile jooksma sellega ringi ja ma juurusin. Elu läbi kirbu silmad. Jah, et äkki saab sellised rakmed Eestisse ka kuskilt targunnida, et siis saab kohe testida, et kuidas koerad näevad, miks nad kasse taga ajavad, siis sa võib-olla selle teada, eks. Võib-olla nad näevad midagi, mida meie ei näevad, nad on kõrgemal ja ei paista. Me ei näe üldiselt väga paljusid asju, ma arvan, sest meie spekter on nii väike, aga neid mis asju, mis näha on, et telekat on hea vaadata ja sealt näeb igasuguseid põnevaid asju, siis Sonyl tegelikult on minu arust nagu väga kihtid telekat tulemas. Ma nagu seda disaini natuke vaatasin ja mul ei ole kodus ühtegi paneeli, kuhu ma saaks telepilti nagu lasta, et mul on üks suur monitor, kus ma aega mingit filme vaatan, aga see tekitas küll sellise tunde, et miks mitte, sisustuselement, missugune? Jah, nende uus disain on nüüd Wedge, on selle nimi. Mis iganes see tähendab? See tähendab seda, et telekas on alt laiem kui ülevalt. Külje pealt väga ei vaata. Ma muidugi ütlema, et see natuke tundub võib-olla selline marketingi hype ka, et vaja on ju mõelda vaata midagi uut, eks ole, et kui LG ja Samsung näitavad kumeraid telekaid, siis just kui peab ka millegagi nagu leidma nii-öelda vastuse ja siis Sony vastus, mis on ka tegelikult põhjendatud, on siis see, et telekas on alt laiem, ülevalt õhem. Esiteks ta ekraani nurk on vaata natukene üles poole, nii et sul on nagu mõnus on vaadata, sa võid teleka panna natuke alla poole, sa ei pea panema ta täpselt silmade kõrgusele, eks ole, et ta just näitab üles. Ja teine asi, mis on siis hea, on see, et kuna telekas on altpoolt paksem, siis on seal paremad kõlarid. Kõlarid olid küll päris kihtid, et need, kes ei ole endale koju veel kõvasti nagu HiFi süsteemi ostnud kunagi, et siis
seda telekat tasub küll kõlarite pärast ka juba valida. Jah, et kõlarid on nendel kõikidel siis all serv on sinna lihtsalt mahub rohkem. Et need elemendid on sinna niimoodi ära peidetud, et ikka on suurem element. Ja muidugi Sonyl on tegelikult ka nii-öelda see X9 seeria, mis ei ole üldse, jah, kus on ääreskõlarid, mis on tippseeria, mis ei ole üldse ka jälle tuli uus, aga küll, aga millel nad uuendasid kõlari elemente. Ja seda näidati ka meile sellise väga uhke näoga, tõepoolest natuke kummaline oligi sellel esitlusel see, et nad olidki pannud kõrvuti selle eelmise X9, nii-öelda siis 2013, sinna kõrvale siis 2014, et kui suur on see vahe. Et kui ma täna, kui ma oleks 2013. aasta X9 ostja, jah, ma ei tea, kas ma oleks väga rõõmus, kui ma vaataks sellist presentatsiooni, et sa oled ostnud oma eelmise aasta jube kihvti, mis iganes auto või millegi, siis tuleb võrreldakse seda, et vaatame, üks ratas rohkem. Ja tõepoolest see vahe oli suur, et Sony tuli ju kõlaritega välja sellise tehnoloogiaga nagu magnet fluid ja magnet vedelik, et kui tavaliselt kõlaris, kes on võib-olla lammutanud kunagi kõlarit mingil põhjusel või lausa teeb seda, siis seal sees on võtta süka mort, kui sa tead kõlaris, seal on magnetmembraan ja siis sükene papist või mingist riidest. Siinkohal me teeme hästi kiire edasi menetame videos. Ja ühesõnaga seal see amort on siis see, mis kõlarit summutab liikumist, aga Sony on selle amordi välja visanud ja pannud sinna asemele sinna mähise kuskile ümbrusesse magnetvedelikku, ehk et see vedelik siis vastavalt magnetile muudab oma viskoossust ja amorti pole enam vaja. Ja seetõttu on sound väga hea ja see sama magnetfluid siis on nüüd neil uutes kõlarites kasutuses. No tõepoolest, kui oli eelmise generatsiooni telekas versus nüüd selle oma, see helivahe oli märkimisväärne ja muidugi Sony ikka, nagu ikka kõik firmad, kes presentatsiooni teevad, sinna on ka kõrvale pandud siis mingi kolmanda tootja telekas. Siis võib kus on maha kraabitud siis kui halb on siis kolmanda tootja telekas ja muidugi ka pildi osas siis kolmanda tootja telekas muidugi jah, peab ütlema, et Sonyl oli rohkem värvi, neil on see laiendatud värviruum, ehk et kui sul on pildi peal roos, siis roos on punane on, vaata, tume ja hele ja keskmine ja just. Aga siis kolmanda tootja roos oli lihtsalt punane. Just. Ja see on sellised kohad, mida muidugi alati natuke ma vaatan niisuguse reservatsiooniga, aga tõepoolest see kodanik, kes meile presentatsiooni tegi, isegi ütles, et ta vahetab need kaardid ära või need pulgad, et te näete, et need pildid on samad, eks ole, et ta näitas meile pilti. Tõmbas välja, jooksis teise telekardi, pani tagasi, tõepoolest oli kolmas tootja, oli halb, aga mis tootja see oli, seda ei tea. Aga kui nüüd see trip seal kiiret veel kokku tõmmata, ega seal, mis veel nagu silma torkas, oli see, et Sony on nüüd pannud rõhku ka sellistele süsteemidele, millega naabrid närvi ajada, mis teevad mingid 2000 wattist pauku ja millel on LED tuleb peal ja DJ efektid. et siis, kui teile tundub, et elu on igav, et siis on sellised asjad Sonyl valikus olemas. Need on ka osad Bluetoothiga, ehk siis NFC-ga, et saad mobiili sinna kohe külge paaritada. Ja peal on sellised ülemineku DJ efektid, et üks lugu läheb teisest üle mingi flangeri või mingi järgmine käima. Sa võid paugutada seal 24 tundi või rohkem järjest. Vaat sellised asjad olid ka Sony. Kõlarid, mis muudavad värvi, see on päris huvitav, kes viitsib vaadata YouTube'ist või vaadata neid. Ja kõrvaklapid olid muideks ka, ma nende marki jätan lausa praegu võlgu, ma ei mäleta, mis selle mudel oli, aga selline idee oli Sonyl, et kuna inimesed ju klapid peas ei kuule, mis toimub, liikluses käivad ringi. Nii. Londonis, eks ole, sõidab see punane buss kohe sulle otsa, kui sa, eks ole, tavaliste klappidega käid. Siis on variant, Sony uued klapid, neil on ka kõlarid. Klapi küljes on kõlarid, sa võtad kõrvaklapi peast ära, paned selle reeglina kaela. Nii, ja siis must käib edasi. Siis must käib edasi, must tuleb nüüd nendest kõlaritest siit pealt. Ja siis sul on endal tõesti tunne, et kui need klapid on sul siin kaelas, et siin on personaalne sound field. Aga see nagu kõrval oli häirivaid kuidagi? Tühjalt ikka häirib natuke, oleneb kui kõvaks sa selle fieldi omale keerad seal. Selline Kopli buss, nagu kõigil on kõrval. Ja kõigil on nagu siin kuskil ripuvad kaelas ja kõik kuulavad mingisugust ülekannet. Aga vähemalt midagi tehakse ja muideks ühe kõige olulisema asja ma oleks ära unustanud ka telekate puhul. Jalka on ju varsti meil teema. Ja Sony on mõelnud välja, et kuidas just Sony telekaga jalkat on hea vaadata. Ma ei tea, teevad 4K-s seda. Mis sa arvad, mis nad tegid? Nad tegid telekale jalgpallirežiimi. Mis on topsihoidid tulevad välja keskelt? Ei ole, see on see, et nad on nüüd avastanud, et õige jalgafänn ikkagi staadionil kõige rohkem saab kaifi sellest, kui kõik ümberringi ruigavad ja kolistavad. Ja see tõttu telekas ise lisab nüüd ruigamist ja kolistamist. Ehk et telekas nagu seda taustaheli lisab juurde. Vaatab, et kui keegi jalka nii-öelda staadionil teeb
siis telekas peab veel seda, võimendab seda kõike. Ja võimalusel siis ka diktori hääle saab keerata täitsa maha. Ja nad seda demosid ja... Ma ei oska midagi muud teha, ma natuke puhisesin selle koha peal, et päris huvitav. Ilmselt sellised asjad lähevad kohe massidesse, kõik hakkavad neid tahtma ja siis, ma ei tea, tundub väga huvitav. Selline režiim, nii et jalgad vaadates võid võtta kohe ennast nii-öelda õllekannu ette ja tundagi, et sa oled seal statkal, sest telekas ise tekitab sulle kõik selle ambientsi juurde ja muidugi võid sellega vaadata ka muid asju kui jalga, kas või malevõistlust, eks ole. Mida iganes, ta paneb selle, nii-öelda... Vaat, et sellised uuendused on siis Silma rohkem jäkanud. Jah, mulle hetkel küll tõesti ei meenu, et kõik asjad muidugi Sony näitas meile ette, et päris väsitav oli see päev, et lihtsalt veeti meid tundide kaupa mööda erinevaid lette ja riiureid, kus oli siis põnevaid ja vähem põnevaid asju. Olid ka Vaio uued arvutid muidugi, mis Eestisse kunagi ei jõua, aga kui nad lõpuks ikka nüüd jõuavad, neid tahaks näidata küll, oli see Vaio Flip seeria, mis siis käib niimoodi, et ekraan käib nagu tahvliks ka. Üle selle ühtel oleme kasutanud siin mõnda aega, natukene peaks veel arenema see tehnoloogia, võib-olla tarkvara osaliselt. Jah, no siin on ka korpuse kvaliteeti kritiseeritud ja... Aga üks asi, mis Sony asjadest läbi käib, kui ma neid piltega vaatasin, on see, et kõik on väga mustad. Ehk et Nokia ikkagist siin suudab teha värvi. Ära ütle siia sama telefon, millest me tegelikult tänast saadet teeme. Nii? See ei ole must, seda on saadaval mingisuguses, viies värvis. Ongi nii? Muidugi. Ära räägi. On. Et lihtsalt millegi pärast meile antakse musti kogu aeg. Just. Silma rohkem ei hakanud, aga kõrva hakkas küll see, et ma tean, et sa olid päris hädas kohati internetiga Londonis. Paar sõna sellest ka võib-olla, et kui suurlinnades käia, et siis tegelikult Eesti mobiilitarbija võib-olla peaks olema täitsa õnnelik, et saab igalt poolt 3G-d, vahel 4G-d. Pean küll tunnistama, et ma nagu igal pool ei proovinud seda pingsalt kasutada. Küll siin sõber kolleeg Henrik istus küll kogu aeg internetis ja tal see nagu enam-vähem tiksus. Mina mäletan, et hotellis oli just see probleem, et ma ei saanudki mobiilset netti, ta ei läinud mobiilsesse netti. Ja rääkimata muidugi sellest, et tasuta wifi'd või ära unustada ju kõik. Et ükskõik, kus sa oled, olgu see hotell või mingi muu koht Eestis oled nagu harjunud, et igal pool on. Et selles mõttes Eestis on tore olla, eks ole, mõnes mõttes. Vaheldub kliima ja kõik muud asjad. Aga telefoni mõttes on see, et kuskilt maalt on saanud de factoks see, et mida suurem ekraan, seda parem telefon. Just. Ja nüüd see on mõnda aastat niimoodi käinud ja Sony siis lõpuks otsustas ikkagi seda teha, et nad on teinud mingisuguse uurimuse, kus on välja tulnud, et ikkagist kasutajad tahaksid ka saada väga head telefoni, vähemalt siis nagu näitajate poolest, aga väiksemas korpuses. Siin ta siis nüüd on. Jaa, Z1 kompakt. Z1 kompakt. Tegelikult nagu ei oleks sellest telefonist mitte midagi rääkida, sest see telefon on põhimõtteliselt täpselt sama nagu Z1. Just, et oleks nagu pesumasinast läbi käinud. Jah, et isegi nimi on ju sama. Just. Et see disain on väga-väga sarnane, kõik on sarnane, vorm ja ausalt nagu ei olegi midagi rääkida, aga rääkida ongi just nimelt seda, et see telefon on väike. Ja kui seni järjest suurem oli parem, siis väga head review'd on tulnud sellele, väga head tagasisidet, see on siis 4,3 tolli, HD ekraaniga, 2300 mAh akut, 2 päeva peaks vastu pidama selle telefoni juhul, 1 päeva siis ka sellisele tõelisele kasutajale ja kui panna veel Sony oma siis akusäästurežiim stamina mode sisse, võib ka venitada 3 päeva ilusti välja. Ehk et oleneb, kuidas kasutada, aga heavy userid peaksid saama ka päeva hakkama. Absoluutselt. Et selles suhtes nagu minu arust thumbs up selles mõttes, et üks normaalne telefon, nagu, mis peab ka kaua. Ekraani koha pealt peab kohe ütlema, mis on siin hea. Siin on IPS-ekraan. Just. Mis see tähendab? See tähendab seda, et see on lühendsõnadest, kui ma õigesti mäletan, interplane switching, mis muidugi ütleb kohe kõik. Rohkem pole vaja rääkida. See on selline ekraanitüüp, mis tähendab LCD ekraani, mida siis iga vaate nurga puhul näeb suhteliselt hästi. Et siin on ilmselt meil valge ja seda ei saa hästi ilmselt kaameraga kätte, aga selle asja mõte ongi see, et külje pealt vaadatuna Z1 teatavasti ei ole IPS-ekraani. On nagu see taustvalgus kumab läbi. Just, et ta läheb selliseks hallikaks. Must läheb hallikaks ja kõik need värvid ei ole enam nii head. Kontrast kaob ära. Üldiselt on see, et kõik video- ja fotohuvilised ostavad endale IPS-paneele koju, et seal pilti töödelda, nagu, et ka telefonidel on need asjad olemas ja väga hea ekraaniga tõesti nagu terav, selge. Jah, küll HD ekraan, mitte siis Full HD, eks ole, aga ekraan on ka väiksem. Ja IPS on see ekraan, mis on ka teatavasti siis kõikidel Apple'i toodetel olnud juba aegade algusest peale ja tegelikult LG asjadel samuti on IPS-i palju.
punktitühedus on ka kuskil seal üle 320, nii et silmaga ei näe ühtegi pikslit ka, nii et igati hea on seda ekraani nagu kasutada ja vaadata. Et kõrvaltvaatajale natukene see pilt läheb küll tumedamaks, ehk et kui meediat tarbid, siis pigem lennukis või rongis või bussis istudes saad rahulikult ise oma filmi vaadata ja keegi kõrvalt jah, ta läheb tumedamaks, aga siit ei paista välja see taustavalguse selline hall heledus ja peab ka mainima, mis on küll Sony puhul ka nagu miinus, mida on öeldud, et just kui sa võtad puhta Androidiga telefoni, siis on seal kõige uuem Android. Sony selle koha pealt ikka, ta jookseb ikkagi ühe astme võrra järgi, siin on 4.3, Sony on küll lubanud, et kohe see tuleb, aga see 4.3 tegelikult töötab erakordselt sujuvalt. Ma olen ise korduvalt ju selle üle ikka virisend, et kuidas asjad ei liigu ja kuidas nad hakivad. Ma pean ütlema siin küll, et siin see pilt on tõesti sujuv. No seda võimaldab 2 giga vahemälu, korralik Qualcommi 800 MHz protsessor nagu, ja kõik need näitajad on ju põhjas, et siin pole midagi tahta nagu. Kõik peavadki liikuma, et see on tänapäeva ikkagi nutitelefoni nagu saavutus. Üks asi, mis selle telefoni puhul kätte võttes muidugist nagu korraks ehmatab, on see, et sa oled harjunud sellega, et kõik asjad on üliõhuksed tänapäeva Sonyl. Siis see on natukene nagu paksem, aga kui ma ütlesin Glenile, et see on 8,5 mm, siis ta oli nii, et okei, see on ju väga õhuke tegelikult. No kunagi oli alla sentimeetri oli juba õhuke, et siin on eks ole ajalooline telefon, mis on tunduvalt paksem. Kui niimoodi võrrelda, siis tegelikult ega Nokia on praktiliselt sama paks. On küll jah, et kui laua peale panna tõesti. Vaata lihtsalt, kuna ta on need servad ei ole kaardus, siis ta on kandiline ja seetõttu tundub ta käes paksem. Aga ühesõnaga kogu selle pika jutu, mida tegelikult selle telefoni kohta rääkida ei olnud, kokkuvõte ongi see, et see on täna ainus Android telefon, mis on oma näitajatelt tipp, mis on väikese ekraaniga, rääkimata sellest, et ta on veekindel. Ehk et siia nagu kõrvale ei olegi panna midagi, et selles segmendis Sony on täna täiesti üksi. Ja kui siis Androidi ei taha, siis võid võtta? Ei, seda võid võtta muidugi alati, seda me ei väsi reklaamimast, aga lihtsalt see hinnaklass on 500 €. See kallis tegelikult natukene, aga sa saad nagu täiesti nagu tippklassi. Muidugi, võta siia kõrvale näiteks iPhone, eks ole. Ei, seda muidugi. Et ta oma olemuselt see telefon ei ole kehvem ju, ta on suutlikkuselt. IP55 ja 58 on tal olemas täiesti, kõik augud on kinni, kõrvaklapi auk on lahti, et sinna sisse ei lähe ja selles mõttes, et ta on. Et teised tootjad võiksid natukene seda teed nagu samamoodi käia ja nagu välja mõelda just, et seal kasutajal oleks nagu muretu ja hea nagu kasutades. Ma isegi nalja pärast praegu tuli see mõte, ma uurin selle välja. Kui palju käib Sony asju täna üldse remondis nagu? Seda võiks vaadata, et mingi hetk võiksime seda ka nagu operaatorite lõikes nagu välja nagu hõisata. Ja kes teeb ka siin sporti hiljuti just, või mis hiljuti, täna saigi digitunnis ka käidud, kus me sellest telefonist ka rääkisime. Mina ei teinud küll sporti, aga spordihuviline on ju siin Mart Parve, kes mainis ka, et siin on Ant Plus tugi. Nagu ikka Sony telefonidel vahepeal ka oli, et ma ei ole kadus vist ära, aga siin ta nüüd jälle on. Ja tema oli ka lausa kohe läinud poodi selle telefoni mul ostnud või tellinud. Et jääb küll ainult kiita. Ma ei saa midagi halba öelda, lihtsalt mulle ei meeldi Android väga, ma ütlen ju, saladuskatte all. Aga muus osas on täna teinud siis Sony telefoni, mis on tõepoolest väike ja mis on ka hea. Kas me lõpetamegi sellega saate ära? Lõpetame ära, et loodame, et inimesed ikkagist nagu lähevad selle Sony mõttega kaasa ja arvavad, et see on ka hea telefon. See on hea telefon.